Mina olen Karl-Martin, sulnuna müügijuht. Täna oleme sinna Vaksali 17 objektil, teostasime katusehooldustööd, katusepesu ja värvimine. Kliendi probleem oli see, et nad hakkavad paigaldama päikesepaneele, küll aga eelnev koostööpartner, kes katuse pidi hooldama, on kuu aega kadunud. Siinkohal tulime appi ja leidsime kliendile lahenduse. Antud objekti hooldus võttis aega ideest teostuseni nädal aega. Meie oma töödes pesul kemikaale ei kasuta. Ainuke kemikaal, mis me kasutame, on H2O ehk siis vesi. Selleks, et meie saaksime oma tööd teostada, peab klient tagama meile ligipääsu, vee ja elektri. Tööturvalisuse tagamises kasutasime me tõstukit ja tõstukit mitte sellepärast pesta ja värvida sealt, vaid ankrupunktiks, et töömees saaks ennast ankrurdada ja saaksime köitega siis liigelda. Katusepesu ja värvimise hind sõltub väga palju objektist, selle keerukusest, kus see asub, kuid üldiselt hinnavahemik jääb 15–19 euro vahele ruutmeetri. Enne paneelide paigaldamist peaks katus just hooldama selle pärast, et inimene teeb investeeringu 20–25 aastaks. Ja enne seda on mõistlik likvideerida need katuse probleemid, kui panna paneelid peale ja seejärel 2 aasta pärast uuesti need paneelid maha võtta. See on topeltkulu, see pole lihtsalt ratsionaalne ja mõistlik. Selleks, et sina saaksid hinnata, kas sinu katus vajab hooldust, on vaja vaadelda, mis katusel toimub. Ehk siis, kas seal on samalt või on hoopis värv juba luitunud või värv koorub näiteks või hoopis on katuse tooni vahetanud, näiteks pruunist roheliseks. Siis on mõistlik juba mõelda hooldusele, sest et kui selle hooldusvälba üle lased, siis võib juhtuda, et mingi hetk sa pead hakkama mõtlema juba katuse vahetusele.